oleme siin Võlvis ja täna küsime jõulupalli korraldajatelt jõulupalli arvamusi. Ja siin on kohe meil esimene inimene. Tere, Katariina! Tere! Meil on sulle selline küsimus. Mis oli sinu suurim takistus jõulupalli korraldamisel? Minu suurimaks takistuseks oli, ma arvan, et tööle hakkamine. Mul olid olemas mõtted, ideed, aga kuidas tööle hakata, seda ma ei teadnud. Kuid lõpuks sujus kõik hästi. Suurepärane, aitäh sulle! Lähme vaatame, kas me leiame veel mõne inimese. Ja kohe siin järgmisena. Tere, Sannu! Meil on sulle selline küsimus, et kaua teie ettevalmistused aega tegelikult ka võtsid? Ettevalmistused võtsid aega kuskil pool aastat, sest me hakkasime enne suve sellega pihta ja siis pall oli detsembris ehk umbes pool aastat. Selge, aitäh sulle! Ja kohe siin selja taga on meil Liisa. Tere, Liisa! Tere! Meil on sulle selline küsimus, et kas sa soovitaksid järgmistele 11-ndikele teha jõulupalli uurimustööks? Ja kindlasti soovitaks, sest see annab nii palju uusi kogemusi ja võib-olla Võlvi liikmetele ei anna nii palju, aga eriti nendele, kes ei ole Võlvi liikmed. Neile kindlasti annab. Selge, suur tänu sulle. Lähme vaatame, kas leiame järgmise ohvri. Ja kohe seal ma näen Hannat. Tere, Hanna! Meil on sulle selline küsimus, et kuidas te tulite sellele imelisele 007 palli ideele? Tegelikult juba enne suve, ehk siis olin ma kodus, istusin teleka taga ja mõtlesin, mis võiks olla meie jõulupalli teema ja juhuslikult tuli telekast siis James Bondi film ja siis oligi see, et see on see teema ja ma tahan seda teemat ja ma pean selle saama ja rääkisingi teistega ja lõpuks oligi see, et see teema jäi ja nii on. Suurepärane, aitäh sulle! Lähme vaatame, kas me leiame veel siit inimesi. Äkki sealpool? Ohoh, ja ongi nii! Tere, Kris! Meil on sulle nüüd selline küsimus, et kas sa midagi muudaksid jõulupalli juures, kui sa nüüd järgi mõtled? Kui ma nüüd järgi mõtlen, siis oleks võinud enda tööga palju varem pihta hakata. Kuna polnud sihukest asja varem teinud, siis tekkis väike hirm ja motivatsioonilangus, aga sain ikkagi asja tehtud. Suurepärane, aitäh sulle! Ja meil ongi vist ainult üks inimene veel leidmata. Aga seal ta ongi ju! Tere, Mattias! Tere! Meil on sulle selline küsimus, et millega sina kõige rohkem palli korraldamise juures rahule jäid? Olles ise kujunduse meeskonna liige, siis kõige enam jäin ma rahule kujunduselementidega ja tiim jäi rahule kindlasti Skyfalli korrusega ja omalt poolt olen õnnelik, et sain tehtud valmis sellised vägevad kujud. Suurepärane, aitäh sulle! Ja siit Võlvist ongi kõik. Siit saime me 6 liiget, kõik küsimused küsitud. Aitäh teile! Oleme saanud kommentaarid 6 põhikorraldajalt, aga kõige olulisem, nende juhendaja kommentaar on veel kuulmata. Lähme vaatame, millega Mairi tegeleb. Mairi! Liisi! Mul on sulle küsimus. See on väga tõsine. Ma olen täna viibinud kõikides tundides, kus ma olen pidanud olema. Ega see ei ole mu küsimus. Nojah. Aga ma tahtsin tegelikult seda küsida, kuidas sa jõulupalliga rahul jäid juhendajana? Kas sa mõtled juhendajana selles juhendatavate töö mõttes, mitte jõulupalliga üleüldse? Nojah, teeme siis nii. Teeme nii, sest jõulupalle ma võrrelda ei oska, nendele ma hinnanguid anda ei oska, sest need on natuke nagu mu omad lapsed. Aga tegijatele on selline hinnang, et mulle meeldis, et nad küsisid küsimusi, miks ma midagi teen. Sest kui inimene mõtleb läbi, miks ta midagi teeb, siis ta jõuab ka tulemuseni, kuhu ta tahab jõuda. Ja mulle meeldis väga, et nad allusid provokatsioonile korraldada nii, et me ei teeks asja viimasel minutil. Ehk siis meil oli 5 tundi enne palli vaba aega, kus kõik oli tehtud. See on nimetlusväärne minu arvates. Need juhendaja selle peale aplodeerid. Suurepärane. On ju? Väga. Jah. Aitäh sulle. Palun. Sellega ongi jõudnud meie intervjuud lõpule. Jõulupall sai läbi, nii saavad ka intervjuud. Aitäh teile!